Tere, mina olen Janne, ma olen siis holistiline tervendaja, ma olen autor, ma olen koolitaja ja ma olen kaksikhinge alkeemik. Tänaseks siis sisemises liidus ja ka välises abielusuhtes oma kaksikhingega. Ja selles lühivideos ma vastan ühele väga-väga levinud küsimusele, mida mult küsitakse peaaegu iga päev, tänaseks juba peaaegu iga päev siis minu kaardilugemistes ja ma vastan selle lõplikult siis ära selles videos siin. Nii et küsitakse siis, kas see isik on minu kaksikhing. Ja tegelikult see küsimus ei ole kõige paremini formuleeritud. Nimelt, tegelikult ei ole vahet ja me ei tea, kas ta on sinu kaksikhing nii kaua, kuni sul toimub hinge või õigemini, kuni teil mõlemil toimub hinge aktivatsioon. Nimelt siis arvatakse, et kõikidel inimestel on kaksikhing ja igas elus meie teed ristuvad temaga ja sa ei tunne teda ära, siis see ei oma tähendust. Et kui sa vaatad seda videot ja sul ei ole toimunud hingeaktivatsiooni, siis ei oma sinu jaoks tähendust, kas sinu kolleeg, sinu naaber, sinu lapsepõlve kallim, sinu pinginaaber, kas ta on su kaksikleek, sellepärast, et sa ei koge kaksikhinge protsessi. Ja mis asi on siis, tegelikult õige küsimus on, mis asi on kaksikhinge teekond ehk kaksikhinge protsess. Ja see on tegelikult küsimus, mida peaks küsima ja kui see sinuga juhtub, siis usu mind, sa tead, et sa koged kaksikhinge protsessi. Nimelt siis, siin on mõned sellised enam levinud stsenaariumid, kuidas see tavaliselt siis välja näeb. Ja vahest on niimoodi, et kaksikhinged kohtuvad, neil on kohene hingeaktivatsioon, mis toimub väga-väga sügaval hingetasandil, millest sinu teadlik meel ei ole teadvel. Sa ei pruugi seda ära tunda. Ja siis teil on ilmselt üsna lühikest aega, on väga suurepärane, väga kõrgete tunnetega, väga harmooniline afäär, suhe, romantiline koosolemine sinu kaksikhingega. Võib olla romantiline, võib ka olla, et seksuaalset elementi seal üldse ei ole. Ja mõndadel juhtudel isegi kaksikhinged füüsiliselt ei ole ühes ruumis, vaid nad toimub hingeaktivatsioon, kui need kaks keha kas hääle järgi tunnevad üksteist ära või internetis kirjutades, suheldes tunnevad üksteist ära. Nii et toimub hingeaktivatsioon, ollakse toredalt, mõnusalt, rõõmsalt, idülliliselt koos. Väga sageli see kestab 4-8 nädalat ja siis hakkab üles ehituma teie polaarne vastandenergia. Mentaalkeha tasandil olete te polaarsed vastandid ja see hinge polaarne energia ehitab üles ja lükkab teid omavahel laiali, lükkab teid lahku. Ja kumbki kaksikhing ei saa aru, mis toimub, sest need tunded on vastastikused, nad on mõlemad üksteisesse armunud, need tunded kõik on mõlemal poolel, eks ole, see ei ole ühepoolne suhe. Ja juhtub see, et nad enam ei saa füüsiliselt koos olla. Ja käivitub siis see kurikuulus, nimetatakse runner ja chaser, põgeneja tagaajaja, tõmbumine, tõukumine, väga-väga valulik, väga frustreeruv selline tsükkel, kus väga paljud kaksikhinged jäävad sellesse tsüklisse pidama, jäävad sinna kinni. Mina ise olin selles tsüklis peaaegu 7 aastat. Peaaegu 7 aastat. Nii et te tulete kokku, natuke aega saate koos olla ja siis jälle teie vaheline energia lükkab teid laiali. Ja siis käivitubki selline mudel, et see oled nüüd sina, kes sa kuulad, sina oled plussenergia poolus. Ja plussenergiat nimetatakse ka jumalik naisprintsiip. See on tavaliselt siis keegi, kes hakkab otsima abi, kes hakkab siis
tõenäoliselt taga ajama, üritab saada selgust, üritab suhelda selle teise kaksikhingega, kes tihtipeale paneb jooksu või ei taha selles faasis mitte midagi teada, võimalik, et ta läheb teise suhtesse, mis iganes see 3D-s, kuidas see välja mängib. Ja teine energiapoolus on siis negatiivne polaarsus, mida nimetatakse jumalik meesprintsiip. Ja reeglina tema neid videosid ei vaata. Tema on siis maisem, ratsionaalsem, mõned nimetavad ka selline maatriksi kaksik. Nii see näib vähemalt, aga see ei ole päris tõde. Ja tema hakkab põgenema selle suhte eest. Nii näib see siis läbi su silmade vaadatuna. Aga pea meeles, kaksikhinge dünaamikas ainult energia loeb, see on puhas energeetiline, spirituaalne side. Siin ei ole mitte midagi pistmist 3D reaalsusega. Siin ei ole mitte midagi pistmist sellega, mida keegi tegi, mida keegi ütles. Te olete üks hing kahes kehas, mis on saanud aktiveeritud. Ja nüüd hakkab siis see võimatu, kohati siis väga-väga valus, väga keeruline protsess, kaksikhinge teekond, kaksikhinge protsess, mis on ka sinu esimene ülestõusu tasand. Ja sinu kaksikleek hakkab siis eemalduma ja hakkab lähenema. Ta hakkab eemalduma, hakkab lähenema. Nii kuidas sina juhtiv kaksik, eks ole, tead veel kaksik, pluss energiapoolus, hakkad tegema sisemist tööd, energiatööd. Kui sina jõuad joondumusse oma kõrgema minaga, siis sinu kaksikleek ilmub välja. Kui sina langed kõrgemast minast välja ehk oma inimesse, sinu kaksikleek põrkub eemale. Ta ei tee seda tahtlikult, ta ei tee seda pahapärast, ta ei tee seda üldse teadlikult. See juhtub teie jagatud ühisvälja energia tõttu. Eks ole. Nii et ja kuidas see veel, millised on need lood sageli, mis minuni jõuavad, kõige levinumad stsenaariumid kaksikhinge sidemete puhul, ongi siis pikaajaline kokku-lahku suhtlus, kus ei suudeta siis seda kokku tuua suhteks või vähemalt stabiilseks suhteks. Teine variant ongi lühiajaline kokkupuude, afäär, suhe, mille järel siis liigutakse üsna kaugele üksteisest. Ja kolmas variant, mille osas mul on küll natuke vähem kogemust, aga mul juba tuleb kliente, kes on olnud pikaajalises abielusuhtes oma kaksikhingega, aga neil on nüüd võib-olla 20., 30. abieluaastal toimunud hingeaktivatsioon ja nende siiani stabiilne, normaalne, Harju keskmine suhe lendab täiesti pea peale ja tavaliselt nad siis lähevadki lahku ja käivitub kaksikhinge protsess. Nii et küsimus ei ole, kas see inimene on su kaksikhing, vaid kas sina koged väga unikaalset kaksikhinge protsessi, kaksikhinge teekonda.